jääb pall siin. Esimene löök tänasest kohtumist siis sedavõrd sootsa Vindi Maardu jaoks, et hetkel ikkagi Velko oma rünnakuga jätkata ei saanud, pikem pall ettepoole. Hästi võitleb sealt ja hetkel kohtuniku Vile Vaik, nüüd võinud Maardul tulla ka löök värava peale, aga löögi peale minna, aga oleksid jalgpallis ei maksa ja nüüd tuleb juba tegeleda järgmise olukorraga. Hästi tehakse ära, pall kasti ka ja seal on kuldne võimalus, aga nüüd jääb. Kui Velko poole pealt sai öelda, et Tuul justkui seda palli kaugemale veab, siis Maardu poole pealt tõmbab ilusti Tuul pallid ka kinni, tuleb löök, aga Mankini löök läheb raamist mööda. Selliseid olukordi, kus see viimane sööt on terve rünnaku ära rikkunud, kui seda siis saab öelda, siis neid olukordi ikka meenub, aga jah, niisugune hiile täpi peale panemine on tegemata jäänud. Kehv eksimus ja siit pakutakse, aga seda kasutada. Pall ka kasti peale ja sealt paneb see karistuslõigist ära. Velko saab oma esimese kätte ja julgen oletada ja öelda, et see praegult oli küll pisut tuulega kokku mängitud, aga Mugral ei ole sellest sooja ega külma, sellepärast et pall pannakse võrku ja võrk sahiseb 67. minutisse. Siis 66. lõppu see värav igastahes kirja läheb, aga ei olnud see tegelikult ju löögina mõeldud, läks sinna tsenderdust saatma, aga sedavõrd õnnestunult, et Jakoblevile see pall täpselt pea peale tuli ja ei suutnud väravat seal piisavalt kiiresti reageerida. Ja otsiti jällegi Jakoblevi peale, aga seekord rusikad kindlalt vahel ja sellest olukorrast kohe tiksub ka 76 minut täis. Vaatame selle ära, sealt jätkub pall jääb lahtiseks ja võistkond suudab ka neile siis rõõmu pakkuda sellega. Tuleb korralik pall ja seal näis, et Jakoblev on juba teist korda ikkagi hädas. Rünnak läheb edasi, kauglöök raamist mööda, aga selles korralik võitlus ja sealt pääsetakse tulema ka löögikoht ja väga lähedalt üle ikkagi värava lati ja seal nüüd näib, et mõlemal mehel on valus, kes seal. Velko saab raskest mängust 1-0 võidu kätte, 3 punkti tabelisse ja jätkab tabeli ainuliidrina. Maardu poole pealt kapten Aleksandr Kulinitš, et keeruline kohtumine ilmselt. Ma võtan, jaa, väga keeruline nagu tulemus, ma arvan, peaks olema viik, nagu see on õige tulemus. Tahan kiita oma meeskond, et oli hea mäng, oli hea võitlus ja me läheme mängu parem. Praegu tulemus ei ole positiivne, aga mängupilt oli tegelikult okei. Kui palju täna üldse tegelikult päriselt võimalusi oli? Et mõlemad võistkonnad lööke tuli, aga kas siis tuule tõttu ei maandunud asjad raamide vahele või sa ütlesid, et viik oli ka see tule? Oleks justkui võrdne tulemus olnud, aga kas ründemängust jäi täna midagi puudu? Tegelikult meil oli paar head momendid, ma arvan, 3 või teisel poole ajal viimased minutid. Manucho oli hea moment. Need vist, ma ei mäleta, mingid momenti ei ole, aga selle ainult karistuslöök oli see. Ma arvan, selle pärast on Tuul on väga psükene, selle pärast ta lõi värav. Vist neid rohkem ei olnud momenti. Tuul mõjutas täna ikkagi mängu päris korralikult sinu hinnangul ka. Et ma küsiks siis niipidi, et kuidas pidi oli lihtsam mängida, kas Tuul oli tagant või Tuul oli vastu, kumb oli lihtsam? Muidugi oli teistpidi, kui sa lööd seal, siis ta lendab pall korralik. Ütlesid ka, et hooaja kulgedes on justkui mäng paremaks läinud, et mis see teie päris potentsiaal on? Kus kohas te ise näete, et oleks niisugune peale justkui meil 1/3 on enam-vähem juba hooajast ära mängitud, et kus see reaalne võistkonna tase on? Ütleme nii, et praegu, mis meil on tabelis, meil on praegu, mis meil koht, seal ei ole meie . Ma arvan ikkagi, meil oli vigastused palju, aga praegu mehed tulevad tagasi Lazaretis ja siis hooaja on päris pikk ja siis vaatame, kuidas me lõppeme. No ma arvan, me lõppeme kuskil keskel kindlasti. Selle hooajal selle aasta kindlasti, teisel aasta vaatame.
Ma küsin siit lõpetuseks, et viimasest 2 kohtumisest kas saite 2 võitu kätte, täna tuli kaotus, mis siit endaga tänasest kaasa võtta? Punkte ei tulnud, aga mängupildilt. Aga see mäng kindlasti läheb meie nagu hea tulemuses. Ma ei ütle, et 0-1 me kaotsime, aga võitlus, kuidas mängupilt oli päris okei oli, siis seda me võtame kaasas kindlasti. Aitäh sulle, ma lasen su vistkonna juurde ja aitäh sulle mänguajastute kommentaaridest. Edu! Väga head tunded, et suutsime ikkagi nagu raskele mängule ikkagi 3 punkti kätte saada. Et kuigi tuli koba väravaga, ikkagi tuli õnneks. Ütlesid ise koba värav, aga kui palju see tuul täna mängu mõjutas, et ilmselt ei ole mõtet küsida, et kas mõjutas, aga kui väga? No ikka päris korralikult, et ütleks, et eriti essal poolel oli nagu raske mängida, et siis oli ikka korralik see tuul, aga lõpuks saime ikkagi olenemata ilmast saime need 3 punkti kätte ja väga õnnelik selle üle. Ma küsin tuule koha pealt veel nii palju, et küsisin ka vastasviskonna kaptenilt, et kui ta pidi oli lihtsam, et tuul oli tagant või tuul oli eest. Mulle tundus, et esimesel poolel need pallid ikkagi tahtsid sinna linde taha mängides väga kaugele ära minna. Ütleks ka, et pigem nagu teine poolega oligi lihtsam, et mängida. No täna siit Maardust ikkagi tulemuse mõttes 0-1 kätte saada positiivne, aga mängupilt oli üsna rabe, et mis puude jäi ja tegelikult üldse, kui Velko viimase aja vormi vaadata, siis see asi on natukene allamäge läinud võrreldes hooaja algusega. Nõustun jah, et ega ma täpselt ei tea, mis kehvasti on läinud. Aga ongi tähtis isegi kehva mänguga neid 3 punkti kätte saada, et täna oli ka siuke rabe mäng. Aga jah, suutsime ikkagi need 3 punkti ära tuua koju. No jätkate tabeli liidritena, Velko hingab kuklasse, seal mingit, ma ei tea, hirmu pole ilmselt õige sõna, aga vaatate tabelisse ka? No eks ikka vaatame jah, et hooaja algus oli natuke kindlam see seis, et nüüd on jah, et iga mängu peame täiega panema ja ei tohi siin punkte kaotada kusagil, et jah. No, kui vastaste kapten kiitis ja ütles, et tänasest mängust justkui mängupilt oli väga hea, kuidas te ise sellele vaatate, et teie saite küll 3 punkti kätte, aga enda mänguga kas siit üldse on täna midagi kaasa võtta? No ikka saab kaasa võtta, et nagu ma ütlesin, et ka koleda mänguga need 3 punkti kätte saada on tegelikult väga nagu hea ja annab kindlasti palju juurde meile, et siuksed 1-0 võidud annavad väga palju juurde tiimile. Et kui mingi 5-1 võit näiteks, nagu me Holmis seal võitsime neid. Ma küsin siit lõpetuseks siis sedasi, et võidud annavad võistkonnale juurde, täna oli tribüünil olid ikkagi teie fännid ka ikkagi esindatud, palju nemad teile juurde andsid? No nemad annavad meile iga kord väga palju juurde, et julgeks öelda, et Eesti parimad fännid, et kodus, võõrsil, igal pool nad on kohal ja toetavad meid ja see annab kindlasti palju juurde. Aitäh, Mark Viljem, olete väga hea hooaja algusi tegelikult kokku pannud ja ma soovin sulle edu, jõudu, jaksu. Näeme!